Tulevikus alustatakse arvuti käsitsemise õppimist vahest just niiviisi, kuid juba lasteaias. Minevikus ulatub pilk 2 aastakümne taha. 1965. aastal sai Nõo keskkool esimese põlvkonna elektronarvuti Ural 1, esimese koolina Nõukogude Liidus. Küllap mõeldi juba siis ajast, mil arvutid on igas koolis. See aeg pole küll veel kätte jõudnud, kuid täna on Nõo kogemustel eriline väärtus. Informaatika ja arvutustehnika aluseid hakatakse nüüd õpetama kõigis Nõukogude Liidu koolides. Nõo keskkooli arvutuskeskuse juhataja Aarne Kivimäe. Tuleks öelda esmaks seda, et programmeerimine puhtalt kui üks informaatika osa ei ole tavalises klassis niivõrd oluline. Oluliseks peaksime pidama siiski arvuti kasutamist, sest eks me ju näe kõik ja tunneta kõik, et tegelikult kujuneb kõige olulisemaks ikkagi arvuti kui töövahend nii õpilasele kui õpetajale. Ja seetõttu ka tuleb koolis esmalt hakata õpetama just arvuti kasutamist. Tähendab, arvutit kasutama valmis programmidega. Teiselt poolt tuleks mainida seda, et õpilased, kes tunnevad asja vastu tõsisemat huvi ja tahavad oma võimalusi laiendada arvuti kasutamises, saaksid ka programmeerimisoskusi isiklikuks vajaduseks. Muidugi siin on suuri raskusi ja väga suur raskus tuleb nendel õpetajatel, kes peavad õpetama, sest ega see lihtsalt õpetamine niisama kergeks ei osutu. Tallinna Polütehnilises instituudis avati informaatika ja arvutustehnika täiendusõppe teaduskond. Dekaani kohusetäitja Toomas Mekli. Meie teaduskond tegeleb muidugi põhiosas inseneride ökonomistride täiendusõppega. Aga me oleme planeerinud ka umbes 100-150 informaatikaõpetajale täiendusõppe. On teie õpetuses ka midagi omapärast õpetajate jaoks? Võib-olla erinev õpetajate ettevalmistusest Trüüs või mujal on meil omapäraks see, et me mõtleme lähitulevikule. Me õpetame oluliselt palju neid vahendid, mis kuuluvad töökoha juurde. Loomulikult me püüame seda teha õpilasepäraselt, õpetada, mis on õpilasepärasus, mis mitte, aga igal juhul neid vahendid, millega saab siis infot hankida, teksti töödelda, infot salvestada, kõik need vahendid ja küsimused kuuluvad meie õppeprogramm. Arvutiõpetuse erilist tähtsust rõhutati NLKP 27. kongressil. On vaja, et kiiresti jõuaks kooli ajakohane arvutustehnika. Praegu on koolides vaid üksikuid personaalarvuteid. Ülikoolgi ei leidnud muud väljapääsu ja asus oma jõududega arvutit looma. Esimene Tartu nime kandev personaalarvuti valmis TRÜ mikroprotsessortehnika sektoris 1984. aasta sügisel. Tartu sobiks ka kooliarvutiks. Küberneetika instituudi arvutustehnika erikonstrueerimisbüroos valmis kooliarvuti Juku. Juhtimissüsteemide osakonna juhataja Rein Haavel. Meie eesmärk oli selline, esiteks võimalikult rohkem, et oleks selle arvuti juures võimalik kasutada maailmas levinud programmvarustust. Teiseks, et ta oleks meil võimalik suhteliselt lihtsalt toota, eriti just välismälu osas. Kolmandaks, et teha lastele selgeks, et arvuti ei ole mitte ainult arvutamise masin, vaid et temaga saab ka lahendada terve rida muid ülesanded, et teda on võimalik kasutada tavalises õppeprotsessis, et temaga saab midagi juhtida. Koondisel RET koostöös tehasega Estron on ettevalmistamisel Juku tootmine. Konstruktoritel aga on käsil uus arvuti, mis ilmselt saab nime Juss. Eestisse tuli ka 2 klassikomplekti Jaapani personaalarvuteid Yamaha.
üks arvuti õpetajale, 15 õpilastele. Tartus kasutatakse seda klassi väga intensiivselt. Евгений, какого мнения вы о новом предмете? Ну, это, конечно, очень нужный, интересный предмет. Он сейчас везде нужен и пригодится, если я хочу чем-то серьезным дальше заниматься. Ну, кроме того, просто приятно видеть, что вот что-то делаешь, и результаты налицо. Кроме того, это еще и развлечение. Можно поиграть за машиной, можно сделать самому игру. Ну, что, конечно, интереснее, чем просто так играть. See tuleb nüüd täita, see juhis. Nii, esimene on joonistada X-telg. Määramispiirkond võtke -10-st 10-ni, aga vihikusse ruudulisele lehel. Ja pealkirjaks on vektori koordinaadid. Tallinna 3. keskkooli õpetaja Jaak Loonde on aastaid võidelnud arvuti eluõiguse eest koolis. Ammu enne, kui arvutiõpetus ametlikult programmidesse võeti. Matemaatikatund 7. klassis. Loeme korraks koos selle juhise läbi. Nii, esiteks tuleb mis teha? Nii, teiseks. Sama ülesanne antakse arvutile MIR 2. Joonista X-telg, joonista Y-telg. Jääb seisma. Joonista punkt. Ja vektor jää seisma. Ja nüüd leiame vektori koordinaadid. On kaks võimalust. Kas arvuti tuleb kooli ja muudab kooli pilti. See tähendab õpetamise meetodeid, suhtumist õppijasse, suhtumist informatsiooni, selle töötlemisse. Või kool sööb arvutustehnika, mitte arvutustehnika ära, aga sööb selle arvuti õpetuse ära, nii et ta muutub imitatsiooniks ja tahvlil kriidiga show tegemiseks. Informatsiooni või väärtuse hinnang veel üldsusel nagu puud. Ja kooli tulevad need mõisted suure hilinemisega. Seetõttu on tihtipeale raske ennast mõistetavaks teha. Aga loodame, et see töö, mis nüüd tehakse, et see tõepoolest muudab kooli kaasaegseks selles mõttes, et laps tuleb nii nagu täiskasvanugi oma tööd lõpetama järgmisel päeval. Ja see peaks olema üks väga hea stiimul õppimiseks. Tähendab, et oleks niisugused töökohad igal ühel ja oma lõpetamata töö, mida laps tuleb lõpetada. Sajandani. Mis see järgmine arv on, mida sa küsid? See on siis võidelda meil, jah. Edi 8 kilomeetrit. Edi. Ja mis sa sinna kirjutad? Veerunumber. Aha. Tead, see on ühekordse veega.